mõõdud peal. Valige nüüd üks oma lemmik ja teeme teise lehe selle. Tähendab, ärge nüüd selle peal midagi muudki, ehk siis, et lihtsalt selle koha peal, kus siin all on siis nüüd see layout 1 teil, mis te olete nüüd teinud, tehke siis parem hiire klikk, et see on nüüd hästi, ma ei tea, AutoCAD ei ole viitsinud selle teemaga üldse tegeleda, et see on viimased 20 aastat hästi nõme. Et siin on olemas siis move or copy ja avaneb jälle niisugune ürgne 20 aastat vana aken ja siin on siis vaja linnuke panna create copy ja panna siis OK, et siis ta teeb sellest, mis meil aktiivne oli, teeb sellest koopia. Nii, ja selle, mis me nüüd saime uue, selle me peame siis nüüd ümber nimetama, et teisest erineks, muidu on siin lihtsalt see koopia 2, või koopia 1. Et siia saab siis selle ilusa jutu kirjutada. Nii, ja nüüd, et erineks siis sellest, millest me tegime selle koopia, siis me peaksime siis siin selles vaateportsus sees nüüd mingisugused kihid ära muutma. Et vaateportsu sisse minemiseks tuleb siis siin topeltklikk teha ja vaadata siit selle kihtide nimekirja pealt, et mis meil siis siin nüüd selle peal võiks siis nüüd nähtaval olla. Et need asjad, mida te näha ei taha, et need tuleb siis ära külmutada selle ruudu, päiksega ruuduga ja need, mida me siis näha tahame, et need võiks nähtavale jätta. No võib ka niimoodi öelda, jah, et no siis on see kõik mõõdud ühel kihil ongi siis sul see sidumisjoonis, jah, et mõõtudega joonis on sidumine ja teine on siis ilma nende, tähendab, teine on lihtsalt plaan. Jah, et annestab teha siin maha märkime 1, 2 ja 3. Selle saime ümber nimetada. Kuna mul on praegu saast ruudustus välja lülitatud, siis ma näitan nagu mõlemad ja mul on välja lülitatud. Anneta. Aha. Mõlemi peal on välja lülitatud. Kui ma ütlesin ülevalt, et lülita ruudustus välja. Jah, et kui sa oleneb, kus sa välja lülitasid, eks, et siin on valiku võimalusi päris mitu. Et see nii-öelda vaateportsus külmetamine on see õige koht siis välja lülitamiseks, kui sa no ma tulen piilun.